No nii, hea Delfi ja hea publikum, kes siin on, ilusaid asju tuleb teha ja õnneks tehakse ja mis saab olla ilusam kui läbi spordi vedada sellist toredat asja, et on võimalus läbi spordi ka annetada ja annetada õigesse kohta. Seve ehitus annab üle nüüd lastefondile 5000 eurot. Nii ja otse siis ka Seve ehituse poolt, et kust ja kuidas? Lastefondiga. Tere kõigile. Lastefondiga on meil koostöö juba pikaajaline, aga kuna me soovisime leida niisugust kindlalt rida, kus saaks mitu asja kokku, lisaks heategevusele leida ka mingi tegevus nii endale kui teistele, mis annaks meile kõigile midagi. Ja hea juhus viis kokku meid Ironmani seltskonnaga, kes ütles, et teate, teeme heategevusjooksu, kust saavad inimesed rõõmsalt sporti teha ja ka kogu see tulu siis, mis sealt tuleb stardirahade eest, läheks siis Tartu Kliinikumi lastefondile. Ja nii sealt siis alguse sai ja muidugi me, ütleme siis nii, mõned rahad tuubeldame, aga see on juba meie asi. No nii, suured tänud, teeme suure aplausi, Seve ehitus annab üle oma annetuse Mõmmikule, tegelikult siis Tartu Ülikooli lastefondile. Nii, aga teisel pool on Ironmani inimesed Ago Arro ja Kalmar Kurs, kes omalt poolt annavad üle samaväärse ja Ago, ole hea. Ja tervist ka Ironmani poolt, jah, et meie summa on sel aastal täpselt sama suur kui ka Seve poolt antud. Meie summa kogunes siis terve aasta jooksul erinevate sündmuste raames toimunud heategevusjooksudest ja selle raames ka inimeste poolt antud annetustest, nii ka veebikeskkonnast tulnud annetustest. Kogunes selle aasta jooksul kogu summaks 5000 eurot. Et see koostöö Seve ehitusega kindlasti on ka viinud sinnamaale, kus meil täna on Seve ehituse poolt ka initsieeritud triatloni grupp juba treenivad ka seal inimesed triatloniks, nii et see pisik on antud edasi igatepidi. Meie koostöö lastefondiga on olnud juba 3 aastat ja see koostöö kindlasti ka jätkub lähiaastatel ja loodetavasti järgmine aasta need summad ka suurenevad veel. No nii, hea publikum, teeme suure aplausi Ironmanile, Seve ehitusele ja loomulikult Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefondile. Tere, mina olen Mari lastefondist ja suur aitäh Seve ehitusele ja Ironmanile nende annetustest. Mul on teile ka väikesed tänutähe kingitused, lilled, aitäh teile, siis tänukiri meie poolt. Palun. Ja siis väikene meene ka, aitäh teile. Et need annetused, mida me täna kogume ja mis meile just anti, nagu enne oli jutt, need lähevad asenduskodu laste psühholoogiliseks nõustamiseks. Et riik küll ka toetab sellist psühholoogilist nõustamist, aga üldse mitte selles mahus, nagu neil lastel tegelikult vaja on. Et näiteks, mis selle rahaga, mida see võimaldab, on see, et siin asenduskodusse koha peale tuleb see psühholoog, kes nende lastega räägib. Need on lastekodu, lastel on tihti vaja seda, et ta nagu väga tihti seal käiks, et alguses nii-öelda usalduslik suhe tekitada, et tuleks just sinna koha peale sellesse turvalisse keskkonda. Et riigi raha eest see hetkel ei ole võimalik. Ja selle jaoks meil ongi need head annetajad, kes selle võimalikuks teevad. Et pikemas plaanis lastefond töötab selle nimel, et ka
riik seda hakkaks toetama, et me ei peaks igavesti nende annetustega seda toetama, aga hetkel on see nii, et ainult tänu headele annetajatele, tänu neile saavad need asenduskodulapsed seda abi. Ja ma ise olen ka käinud kohal ühes asenduskodus, kuhu just see raha läheb. Ja seal näiteks räägiti üks selline lugu, et üks laps, kes sinna tuli, või ühed lapsed, kes olid juba paariaastased, nad olid väga vähe oma elu jooksul käinud õues ja neil oli vaja selleks, et nad nagu ei kardaks seda välismaailma, nagu väga suurt tööd oli vaja psühholoogil nendega teha. Et see on võib-olla näide sellest, et kui suurt muutust aitab see raha kaasa tuua. Ja aitäh selle pikaajalise koostöö eest Ironmanile, ma saan aru, juba 3. aasta on meil see koostöö, et kõik, kes tahavad ka käe külge panna, siis täna oleme me siin veel mõmmikuga mõned hetked olemas, saate meile annetuskasti raha panna, et iga euro on suureks abiks ja suur aitäh uuesti meie toetajatele, et ilma teieta me ei saaks mitte midagi teha, nii et aitäh! Nii, mina tahaksin veel kord tänada siis Lastefondi ja Ironmani. Tänu teile on meil täna 10% töötajatest käib Ironmani trennis. See ei ole väga vähetähtis, et kõik mehed, kes seal käivad trennis, on tõelised Ironmani fännid ja loodavad kehakaalu korda saada, kaasa arvatud mina. No nii, suurepärane, head inimesed. Käige Ironmani nende heategevusjooksudel, pange kirja ennast Ironmani võistlustel, läbi selle meil on võimalus toetada Lastefondi ka. Nii et aitäh kõigile ja aitäh Delfi vaatajale, tule rattalaadale ja tule annetama. Me jätkame peagi.